Ja neile, kes kogu aeg küsivad, et kuidas see aparaat välja näeb, milles see koos püsib ja kuidas see lendab selleni kunagi hiljem. Mootor on Yamaha lumesaani mootor ja siia on pandud otsa Rotax vist äkki oli 600 karbussid. Ja muidugi tüüsid on kõik ümber tehtud. Bensupump on pandud üldse mingi universaal. Bensupaak on tavaline paadipaak. Lumesaani mootor täiesti tavaline. Veidikene on kohendatud, siit lõigatud, et mahuks paremini ära. Muud mitte midagi. Et selles mõttes mootor... Muidu ma lendasin kogu aeg Rotax mootoritega ja teised masinad on olnud mul Rotax mootoriga, aga nüüd proovin Yamahat, ma ei tea. Praegu ütleme nii, et ikka väga hea. Mingisugused hädasid ei ole olnud. Ainult kui on omad vead. Mootorist lähme edasi. Rihmaseib on ise alumiinist tehtud. Midagi erilist ei ole. 3-soonaline tavaline rihm. A-rihm. Muidu on 1, aga saad osta nagu 3, 2000 mm pikk. Need siin on ainult sellepärast, et rihma vibra vähendada, et kui rihma hakkab teatud pööretus vibreerimast, need püüavad selle vibra kinni ja mootor istub kummipatjade peal. Tagantpoolt istub ta ülespoole toega, eestpoolt istub teisele poole, sest ta tõmbab seda mootorit, venitab üles. Mootor on sellepärast alla pandud, et raskuskese nii madalale võimalik ja nii laiaks kui võimalik, sellepärast et ma olen näinud neid aparaate, mis lendavad ja lähevad ümber. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma selle mootori üles panen, nagu teised panevad, et ma panen alla, et vahet ei ole, et miks ta ei võiks all olla, et raskuskese all. Ja ma ei ole sellega ümber käinud ka tänu sellele tõenäoliselt. Ja ma olen ikka lendanud, ütleme nii. Ülemine rihmaseib ka ise tehtud. Ülekanne oli minu arust 2,6-le. Et ta on väga ligi lähedane Rotax 503-le, aga propeller käib Rotax 503-lt teistpidi, sest ta on reduktoriga. Aga see on tellitud Rotax mootorile, mis on rihmaga, veoga, minu meelest. No mul on veel propellereid, on reguleeritavaid, on tavalisi, on igasuguseid, et selles mõttes. See on lihtsalt siin, see laager on sellepärast, et lihtsalt toetada propellerit, et ta ei saaks ära. Sisemine võll ringi ei käi, käib ainult välimine ringi ja laagrite peal, et ma olen näinud lihtsalt, kuidas üks võll pooleks läheb ühel ja siis ma vaatasin, et see ei lähe, et siin ei juhtu lihtsalt kunagi mitte midagi. Ja muidugi rihma saab pingutada ja nii edasi. No käima läheb tavaliselt hästi, midagi häda ei ole, mootor on hea, midagi. Jahutus on nii hea, et kui ma lendan, maksimaalne temperatuur, mis ma praegu näinud olen, tagumisel silindril on 94 kraadi ainult, et see on ikka väga hea, nagu ma aru ikka saan. Mis ma siin? Siitki on lahti, saan reguleerida. E-props, karbon, täispropeller, 1,60 m propeller on siin otsas ja minu meelest kaalus 900 grammi midagi kopikat peale. Et päris hea. Sumpa mitu korda ümber tehtud, kuna ta hea saab, seda ei tea. Käib tagarattad, trikirattad, väga lihtsad, väga lihtne. Istmed on lastud Tartus teha, raam on endal painutatud, karabinid on korralikud, niisugused head kohe spesial, rihmad otsas ripub ja mingi selline ta on. Roolipöör on siin jalaga eest ja muud ei olegi. Ma ei tea, kellel huvi saab endale ka teha, tehke järgi.